Tervist! Ma soovin täna jagada sellisel võimsal ja põneva asja kohta nagu taevased kohtud. Ja meile igale kristlasele on avatud selline paik nagu taevased kohtud. See on paik, kuhu me astume siis, kui me vajame läbimurdeid. See ei ole paik, kus me võitleme ja sõitleme. See ei ole paik, kus me halame ja nutame, kuigi ka selleks on olemas aeg ja paik. Kuid taevased kohtud on paik, kuhu me läheme siis, kui me vajame läbimurdeid. See on imeline uudis. Kui me näeme, et Jumala tõotused ei täitu mitte kuidagi me elus, siis on meil see võimas paik, kuhu siseneda selleks, et saada läbimurded. Jumal on andnud meile niivõrd palju imelisi tõotuseid oma sõna kaudu. Ta on andnud meile ka profeteeringud oma prohvetite kaudu. Ja need, kes on targad, kirjutavad need profeteeringud üles, sest nii mõnigi neist võib viibida aastaid, mõned isegi aastakümneid. Kuid Jumal ootab, et meie usk ei kao. Kuid kui me teame, et ühe või teise profeteeringu täitumise aeg on tulnud, kuid ei tundu mitte kuidagi, et see profeteering eales läheks üldse täide, siis meil on paik, kuhu minna. Me astume taevastesse kohtutesse. Kui me vajame tervenemist või finantse ning vaatamata sellele, et seisame tema tõotustele, on meil nagu sein ees, siis me läheme nendes asjadega taevastesse kohtutesse. Ja Daniel nägi ilmutuses taevaseid kohtuid. Ja me loeme sellest Danieli raamatu 7. peatükis ja lähemegi korra sinna. Danieli raamatu 7. peatükk ja salmid 9–10. Ja see ütleb, kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks olid tuleleegid, selle rattaiks oli põlev tuli. Tulejõgi voolas ja läks välja ta juurest. 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Nii et Daniel nägi taevaseid kohtuid. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Jeesus asetas palve kohtuliku konteksti ka Luuka 18. peatükis, mida me kõik hästi tunneme. See räägib lesest, kes tuli ebaõiglase kohtuniku ette. Ja see mitte sugugi ei kõnele Jumalast. See ei tähenda absoluutselt mitte seda, et Jumal oleks see ebaõiglane kohtunik, keda me peame hirmsasti veenma selleks, et ta annaks meile selle, mida me temalt palume. Ei, kuid see kirjakoht ütleb, et kui see lesk võis saada otsuse ebaõiglaselt kohtunikult, siis kui palju enam võime meie tulla Jumala, meie õiglase kohtuniku ette ja näha, kuidas ta langetab otsuse meie kasuks. Ta kuulab meid, ta vastab ja ta langetab meie heaks kohtuotsuseid. Heebrealastele 12. peatükk kõneleb samuti taevastest kohtutest. 23. salm nimetab Jumalat kõikide kohtumõistjaks. Ja see võib kõlada väga karmilt, kuid ta on kohtumõistja, kes on meie poolel. Ilmutuse 12.10 samuti väga tuttav kirjakoht, mis ütleb, et meie vendade süüdistaja süüdistab meid Jumala eest päeval ja ööl. Need on pildid taevastest kohtutest. Kui meie vastu on taevastest kohtutest süüdistused, siis need süüdistused ei luba Jumalal meie palveid täita. Sest saatan on legalist ja ta süüdistab meid alati kooskõlas Jumala enda seadusega. Ta ütleb taevase kohtujärje ees, vaata, mida tema ja tema tegi. Vaata, mis on tema elus. Sa ei saa vastata ta palvetele, sa ei saa anda talle seda, mida sa tõotasid. Ja Jumal ei saagi seda teha, sellepärast et kui saatan süüdistab meid kooskõlas Jumala enda seadusega, siis
See seadus kehtib ka meile. Seega nüüd tuleb meil nendele süüdistustele taevastes kohtutes vastata, selleks, et meie palved saaksid vastuse. Ja Jeesaja 43. peatükk ja vaatamegi korra sinna ka Jeesaja 43 ja 26. salm ja ma loen piibli laiendatud tõlkest. Ja see ütleb, tuleta mulle meelde oma teeneid, apelleerime ja vaidleme koos. Esita oma kohtuasi, et sa võiksid saada õigeks mõistetud. Tuleta mulle meelde oma teeneid. Apelleerime ja vaidleme koos. Esita oma kohtuasi, et sa võiksid saada õigeks mõistetud. Mida Jumal ütleb meile siin? Meie teened Uue Testamendi ajal on ju Kristuse teened meie heaks. Seega Jumal ütleb meile, tuleta mulle meelde, mida Kristus sinu eest ristil tegi. Mitte, et oleks selle ise ära unustanud, kuid kas meie teame seda? Kas me tõesti usume seda? Kas me usaldame seda? Miks tuleb meil hästi teada seda, mida Kristus meie jaoks ristil tegi? Ja see kirja kohta annab meile selle vastuse. Selleks, et sa võiksid saada õigeks mõistetud. Nii sageli me mõtleme, Jumal, palun tee seda minu heaks, palun tee seda minu heaks. Ja sageli need palved, mis me selliselt Jumala ette kanname, ei ole sugugi mitte usupalveid, vaid mõnikord pigem hirmuhüüded. Ja need ei saa Jumalalt tegelikult vastust. Ainult usk, mis toetub tema sõna tõotustele, saab vastused. Ja usk ütleb, Isand, ma tuletan sulle meelde, mida sa oma sõnas ütlesid. Ma tuletan sulle meelde seda, kes sa oled. Suured Jumala mehed ja naised tegelikult ütlevad Jumalale, kes ta on. Tuletavad talle meelde, et ta teeks paremini kooskõlas oma loomusega. Ja see on see viis, kuidas me talle meelde tuletame. Jumal ütleb, tuleta mulle meelde. Ütle mulle, kes ma olen. Ütle mulle, mida mina ütlesin oma sõnas. Tuleta mulle meelde lepingut, mille ma sinuga tegin. Kas sa tead, kes ma olen? Kas sa tead, mida ma olen oma sõnas öelnud? Kas sa tead lepingut, mis sul minuga on? Siis ütle mulle, tuleta mulle meelde. Miks tuleb meil Jumalale seda kõike meelde tuletada, kui ta teab seda kõike juba isegi? Roomlastele 10:17 ütleb, et meie usk tuleb kuulmise kaudu. Ehk siis meie usk tuleb ja kasvab ja juurdub kuulmise ja kuulmise ja kuulmise kaudu. Mida me kuulame? Kui meil tuleb Jumalale tema tõotusi ja tema iseloomu meelde tuletada, siis iga kord, kui me seda teeme, saab meie usk tema tõotustesse ja tema ustavusse võimaluse kasvada. Me sageli ei tea, kuidas julgelt tulla Jumala armutrooni ette, et saada halastust ja armu õigel ajal, sest me ei tea, kuidas tuletada Jumalale meelde seda, kes ta on ja mida ta on öelnud. Me tuleme sageli väga arglikult ja häbelikult Jumala ette. Me ei mõista seda, kes me tegelikult oleme. Me oleme Jumala pojad ja pärijad. Seega tuleta talle meelde seda positsiooni, mis sulle on antud tänu lepingule, mis sul Jumalaga on. Nii nagu me lugesime, ütleb Jeesaja 43. peatükk, apelleerime ja vaidleme koos. Eestikeelne piibel ütleb, käigem isekeskis kohut. Me loeme seda ja oma ebakindluse ja hirmu tõttu arvame, et need oleme mina ja Jumal, kes võitlevad üksteisega. Ehk siis meil pole mingit lootust seda kohtuasja võita. Ei, see tähendab seda, et mina ja Jumal koos eemaldame iga vaenlase takistuse, mis peatab selle, mida tema tahab maa peal teha. Ta tahab meiega koos eemaldada kõik takistused, mis seisavad tema plaani ees. Ja sina oled üks osa Jumala plaanist.
ja see, mille Jumal sinu jaoks on kavandanud, on osa tema suurest plaanist ja ta on väga huvitatud sellest, et see täitub sinu elus ja sinu elu kaudu. Jumala poole pöördumine tähendab sõna-sõnalt kohtumõistmist. Mõistkem kohut üheskoos. Kas sa teadsid, et üks asi, mida me palves teeme, on see, et me vabastame kohtuotsuseid vastase vastu. Mõnikord me ootame, et Jumal tegeleks vastasega, kuid Jumal ütleb meile, mina ei tegele temaga, ma andsin sulle volituse temaga tegeleda. Teie panete ta jalge alla, teie kõnnite madude ja skorpionide peal ja need ei tee teile mingit viga. Tehke seda, lõpetage sellepärast vingumine ja pange ta jalge alla. See on volitus, mis meil Jumalas on. Miks? Tänu lepingule, mis meil temaga on Jeesuse ihu ja vere kaudu. Ma olen avastanud, et Jumal ei tee minu äärest ära seda, milleks tema mulle volituse on andnud. Minul tuleb see volitus vastu võtta. Niisiis Jumal ütleb, tuleta mulle meelde oma teeneid. Apelleerime ja vaidleme koos. See tähendab seda, et Jumal ja mina koos tegeleme kõigega, mis seisab vastu Jumala eesmärkide esile tulemisele meie eludes. Seejärel ütleb see kirjakoht, esita oma kohtuasi, et sa võiksid saada õigeks mõistetud. Kui me esitame selle kohtuasja Jumala kohtu ees, nii nagu sõna meid õpetab tegema, siis me saame õigeks mõistetud ja need asjad, mis Jumal on meile valmis pannud, saavad esile tulla, seepärast et süüdistaja suu on kinni pandud. Ja viis, kuidas me esitame oma kohtuasja taevastes kohtutes, on see, et me tuletame Jumalale meelde, mida ta on tõotanud ning eriti lepingut, mis meil temaga on. See on see, mida Daniel tegi. Ma alustan jaanuaris kursusega taevastest kohtutest, sellest vaimsest dimensioonist, protokollist, kuidas sinna siseneda ning kuidas oma petitsiooni esitada. Taevased kohtud on üks vaimsetest dimensioonidest, kuhu meid on kutsutud toimetama. Mitte vaid mõningaid üksikuid, vaid meid kõiki. Ja me läheme taevastesse kohtutesse selleks, et saada läbi murded, mida me vajame. Me räägime sellel kursusel ka finantsläbimurretest ja miks on nii paljude kristlaste eludes piiratus. Kui sa oled huvitatud sellest kursusest, võta minuga ühendust emaili teel eve.jurik@gmail.com või Messengeri teel. Need, kes registreerivad ja tasuvad kursuse eest kohe, saavad soodustuse. Ma loodan, et see oli sulle julgustuseks, et sa tead kindlalt, et on olemas paik, kuhu sa saad minna selleks, et saada läbimurdeid. Jumal on hoolitsenud kõige eest meie eludes, ta on meile kõik valmis pannud. Meil tuleb nüüd vaid otsida ja uurida seda tema sõnast, et saada selle kõik kätte. Ole kogu südamest õnnistatud ja julgustatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind. Aamen.